Tere tulemast ja head pühapäeva. Ammu ei ole trehvanud ja ega ei ole aegagi olnud, sellepärast et suvi on kiire aeg ja seal kompaniis, kus mina töötan, seal on väga kiired päevad. Nii et leidsin nüüd ühe vaba hetke ja mõtlesin, et üllatan teid käigu osa, külgmise käigu osa, alumise osa liblikaga. Kuradi keeruline sai, aga hea küll, keeruline või mitte. Tegelikult on see on üks Eesti rahvustoit. Kuna mäletan 90ndate alguses või 80ndate lõpus, kui need Ameerika külmutatud kana kinsud ja koivad hakkasid tulema Eestisse, neid tuli päris palju. Ja siis ta muutuski eestlaste nagu rahvustoiduks. Ja on siiamaani. Ma tean inimesi, kes peavad kanast väga lugu ja rohkem kui kukest. Aga tahan siis näidata sellist värki, et siin on sellised alumised käiguosa, alumine pool. Siia otsa käib tal see kumm või see velg. Ja selle nüüd ühesõnaga lõikame lahti. Selle lõikame lahti niimoodi, et selle kondi siit seest saaks kätte. Seda konti muidugi me ei viska ära. Selle kondi paneme keema, sellest saab puljongi. Kõigepealt tõmbame selle varuka siin pahupidi. Nagu näed, hops, on see varukas olemas, ära võetud. Ja see võib siia isegi jääda. See läheb ilusti krõbedaks ahjus. Nüüd me võtame siit ja nuga, sul peab olema, vaata, selline väikene terav nuga, et niisuguse kinsalliga ära vehkima hakka. Sellist pisikest nuga on vaja, et sellega saad lõigata siis siit selle kondi nii ettevaatlikult, võtame siit, ajame sõrmed, pöidlad, mis keelelgi on, ajame siia vahele. Ja et saame selle, et liha väga ära ei nüsiks. Jah, ega ma nüüd kõige parem kirurg ei ole siin. Aga ma arvan, et saab hakkama. Ja siis on teil vaja jällegi haamrit. Ja kui ma ütlesin küll, et kinsalliga vehkima ära hakka, siis seda kinsalli tegelikult on sul vaja. Kuna me lõikame ta siiani, siia peaaegu väljeni. Lõikame lahti selle värgi ja siis me teeme ühe osava liigutusega, sellise raiumisliigutuse. Me teeme hops ja on see osa meil olemas ja seda ei viska ära, vaata selle paned keema. Sellest saab väga hea puljongi. Ja nüüd meil jäi siis see selline liblik jäi siis järgi. Ja sellega me teeme nüüd niimoodi. Kuna ta on kohati pehmem, paksem ja kohati õhem, siis tuleb jälle mängu kilekott. Paneme kilekoti, ära pea tervet kotti ära raiska, võta pool. Ja siis me anname talle siit niimoodi haamriga natukene minna. Kui on antud minna, kui on ära läinud, siis me paneme musta pipart siia. Siia liblikale paneme musta pipart ja paneme maitse järgi, kes nii palju kui armastab. Paneme soola. Vaata, siia soola. Nii, see on olemas. Ja kui see on pandud, siis on siin selline asi. Vaata, siin on till sees ja siin on sulatatud või segatud oliivõliga. Paned tähele. Seda läheb meil vaja lõpus. Praegu läheb meil vaja küüslauk ja vedel tšilli ja vahtrasiirup.
segu ja selle segu me paneme siia, noh, täitsa ühest teelusikadest piisab siia, selleks määrimiseks. Panid tähele? Ma patsutasin, ma ei määrinud, ega ma olen vanem patsutaja ka, mul on kogemusi patsutustega. Ja siis läheb see, kui sul on grillpann, kui sul grillpanni pole, siis võid võtta tavalise ahjupanni ja paberi ja see läheb nüüd siia, vaata selle liblika, näed, ta on sellise kujuga, tilgub kurat. Ja selle paneme siia panni peale, siis ta läheb niimoodi välja, et ta on niimoodi laiali. Mul on siin juba 2 tükki, see on teine. Nii, see on väga hea. Ja selle või enne ahju panekut, kui sul on kõik ära tehtud, siis selle võiga paned teelusikatäie ja sinna niimoodi veel peale. Kuidas võid pehmeks saada? Vaata, kui sul külmkapis pehmet võid ei ole. Tavaliselt külmkapis ei ole pehmet võid. On kas poolkõva või kõva. Siis võta selline pisikene kaus ja võta võid, noh, poolkõva ja pane 10 sekundiks mikrolaine ahju. Aga ainult 10 sekundiks. Ja siis, kui sa sealt ta välja võtad, ta on siuke vedel. Sinna sega oliivõli sisse ja tillit värgid kõik. Siis ta enam ei kivistu ära. Ja siis on seda kasutada hea. Ja nagu võrukas ütles, et kimmes värk. Toom, ka teeda, et on kimmes värk. Ja siis läheb ahju. 180 kraadi ja 45 minutit. Mina ei pannud mitte midagi peale. Ei fooliumit, ei midagi. Ainus asi, ma panin ahju sinna põhja peale, panin väikse veevanni, et seda niiskust oleks seal natukene seal ahjus rohkem. Ja võrukestega on üldse sääne värk. Vaata, ma esi ka võrumis. Ja mul tuleb meelde siuke asi, kui keegi sealt idapiiri tagant tuli oma sugulastele külla Võrru. Ja ta ei olnud hulka aega käinud, kuna ta läks siit ära, kui Eestis iseseisvus tagasi tuli 91. aastal või 92. aastal. Ja kui ta siis nüüd lõpuks uuesti Võrru jõudis, siis oli kõik ju väga muutunud. Ja kuna tema sugulased olid vahepeal huvitaval kombel rikkaks saanud ja endale maja ostnud, siis nad elasid kuskil eramajade piirkonnas. Ja ta läks siis, mõtles, et ta jalutab ja vaatab seda linna ja kõike värki ja ta eksis, vaene mehekene eksis ära. Ja kuidas siis nüüd siit välja saada? Ja mõtles, et ta kutsub takso. Ja helistas siis takso, mis see number on seal, dispetšer, kiisu. Ja see küsib, et kus tänavas või kus te asute? Ta ütleb, et ma ei tea, et ma olen kuskil siin eramajade piirkonnas, et nii znaju. No aga vaadake, et on, noh, aedade nurkade peal on need tänavanimed ja et sealt saate teada, kus te olete, et me saame auto teile saata. Ja natukese aja pärast too mees ütleb telefoni kiisule, et mina olen tänaval Puroja Pini. Kuidas palun? Puroja Pini tänav. Aga see ei olnud mitte tänav, see oli plangu peal, oli silt Puroja Peni ehk hammustav koer. Kiisule oli nalja palju. Aga teile ma soovitan hääd nokitsemist. Ja ausalt öelda, ma ehmatasin alguse ära, ma mõtlesin, et see on lihtsam teha. Aga tegelikult ei ole, sest ma tahtsin alguses teha seda käiguosa rulli, et ma tõmban selle varuka pahupidi siit, siis võtan kondi välja, maitsestan liha ära ja panen siia varukasse tagasi. Mina oma sõrmedega sellest asjast jagu ei saanud. Ja proovige,
võib-olla teil õnnestub. Hüva pühapäeva.